Juba 30ndatel aastatel reklaamiti Eestit kui odavat ja huvitavat turismimaad. Eesti turistide ühing andis välja ingliskeelse brošüüri, mida ma nüüd näitan teile. Brošüür kutsus üles külastama Eestit kui huvitavat ja odavat sihtpunkti. Kuid tegelikult pidime oma maad tutvustama kõigepealt oma enda rahvale. Ja peagi leidis eestlane jälle üles need vanad head tsaariaegsed kuuratipaigad, Pärnu, Narva-Jõesuu, Haapsalu, oli tolleks ajaks ka puhkamisest saanud prestiižne tegevus ja lõpuks hakkas ka inimestel selleks raha üle jääma. Väliskülalise siia meelitamine võttis natuke kauem aega. Esimene leidsid tee üles meie lähinaabrid lätlased ja ka rootslased jõudsid esimeste seas siia. Neile väga imponeeris Pärnu. Peale neid tulid soomlased, sakslased, inglased ja 30ndatel lõpus avati ka esimene kruiisiliin. Eesti bränding Visit Estonia kaudu algas juba 20ndatel, 30ndatel aastatel ja kestab tänaseni ja turistid tulevad.